Näosaate 4. saade on kohe algamas ja mina olen siin Krimmi-ruumis kogu melu keskel ja püüdsin kinni Jan Uuspõllu, kes on siis meil 4. saate külaliskohtunik. Mis tunne on siis olla tagasi? Väga põnev tunne on. Mulle väga meeldib siin. Pole ammu olnud sellise melu sees, kus on nii palju rõõmsaid, andekaid ja toredaid inimesi koos. No siin on tegelikult ennast peetud omaette parodeerimise meistriks, et mis teeb siis sinu arvates ühest paroodiast hea paroodia? Paroodiast teeb ikkagi see, kui nii-öelda artist paneb sinna midagi oma isiku pärast juurde ja siis kui ta, et mida ta näeb, see on just huvitav mulle, mida ta näeb nii-öelda selles parodeeritavas, et ta toob mingi joone sealt nagu esile, et kuidas tema seda tõlgendab, see teeb selle asja siis nagu niisuguse humoorikaks. Eks paistab, mis siit täna tuleb siis. Aga milliste ootustega sa veel lähed saatele vastu? Kas on keegi juba, keda sa väga ootad? Eks mul on siin tuttavamaid ja mõnda on üldse esimest korda. Et selles mõttes, et eks ma saan pärast seda öelda. Seda põnevam tegelikult ongi, võib-olla keegi nagu väga üllatab. No ma usun ka, kindlasti. Vaata üllatusi tahaks küll, tahaks, et keegi rabaks. Et kukub toolilt maha, põmm. Mine tea, võib-olla selliseid asju juhtub, aga kuidas sul hetkel närviga on? Et ilmselt ei ole sellist närvi enam, nagu kunagi oli siis, kui pidid ise siin parodeerima? Esinemisnärv on ikka, õnneks ikka see jääb. Kui see nagu ära läheb, siis oled professionaliseerunud. Ehk siis töö on selge ja võid tiimanile puhkama jääda. Ma arvan ka nii. Mitte ajada segi professionaalsusega. Nii et võtame meelde 2 eri asja ja igal juhul jääme siis ootama ka saadet, nii et kohtume juba õige pea uuesti.